Vabaduse väljakul protesteeriti geneetiliselt muundatud toidu ja seemnete vastu. See on nii perversne, nii veider, nii pärjaslik, et selline organisatsioon või firma üldsegi eksisteerib, mis sellist asja leiutas. Algavad tänaõhtused 7 uudised. Tere õhtust siit Suvesadamast on laupäev 25. mai ning 7 uudised on valmis teieni tooma olulisema tänasest päevast. 25. mai on päev, mil vähemalt 36 riigis toimuvad protestiaktsioonid Ameerika Ühendriikide biotehnoloogia hiiu Monsanto vastu. Kuigi geenmuundatud taimede kohta tehtud uuringud ei ole piisavalt veenvad, on Monsanto teinud kõva lobitööd üle terve ilma, et jätkata nii-öelda laboritoitude tootmist ilma korraliku järelevalveta. Ka Tallinnas Vabaduse väljakule kogunes täna mõnikümmend plakatite ja loosungitega inimest geneetiliselt muundatud toidu vastu protestima. Korporatsioon, mis muundab toitu, teeb elava toidu surnuks. Kas tema on see kõige kurja juur? No, selle puhul küll, mis me praegu teeme, jah. Neid on veel, aga see on firma, mis on tehtud Ameerika seadusest kõrgemaks, nagu ka föderaalreserv. See on käsitlematu. Muide kokkutulnute kinnitusel võime me muundatud toitu süüa täiesti enda teadmata. Iga toode, mis on pakitud, on sees maisiglükoosisiirup ja on sees etsooletsistiin. See kõik on GMO. Vaadake paki sees, selle ei pea kirjutama. Nii et jätke suurfirma nimega Monsanto endale hästi meelde. Kas midagi tema toodangust on Eestis ka saada? Glüfosaadid on saada Eestis. Toitudes sees? Ei, see läheb toitudesse, läheb põllu pealt. Kas Eesti põllumees ka kasutab seda? Eesti põllumees kasutab seda põldude umbrohust vabastamiseks kevadel ja kasutab teda mõningatel juhtudel ka enne saagi koristust, et põld umbrohust ja lehtedest puhtaks teha. Aga kogu see suur saast, mis tuleb, see läheb meie põhjavette, see läheb taimedesse, see läheb loomadesse ja need andmed, mida Monsanto oma laborite kaudu levitab, on korduvalt ümber lükatud, aga nagu alati, kes maksab, see tellib muusika ja mis ma talunikuna võin ütelda, tarvitage mahetoodangut, siis te vähemalt säilitate oma meeste suguvõime edasi, sest see on esimene koht, kus on karta, et võib mingid hädasid juhtuda.